hommikul hakkas täitsa ilusa pika katsega, seal sai ilusti käed soojaks ja siis juba edasi läks riburada pidi, et tundsime ennast hästi kindlalt ja ütleme nii, et tegime, mida me oskasime. Kogu aeg tuli vaadata, mis konkurendid teevad, et aru saime, et ega siin niisama läbi sõita ei saa, et tuleb ikkagi kogu aeg nii öeldakse kella tagurpidi hoida, selles mõttes küll, et loomulikult proovisime kogu aeg seda nagu, ütleme siis viimast piiri, et ega seal jah, nii kuidas auto läheb ja nii kuidas ta pidurdab, et nii me proovisime. Eks need dokid seal tee peal nii-öelda, kui nad on ikka keset teed ja sul on kurv, siis see nagu harjumata, et sa nagu ootad nagu midagi muud, et siis sa pead nagu seal võimlema, et kui ta sinna kruusa peale libedale läheb, et siis on ikka tükk tegu, et saada jälle raja peale, aga saab valida oma trajektoori, et kus sa pidurdad ja kus sa keerad ja kus sa kiirendad. Loomulikult oleks tahtnud aasta kokkuvõttes võita, sest ega Hiiumaal me ju alustasime 5 aastat tagasi selle sama autoga. Siis oli ta täiesti nagu tänava pealt sõit tulnud, seal ei olnud ühtegi tugevdust ega lisa, ehk siis plastikpõhjakatted, tavaliselt 17 tolised suverehvid, no see oli õudus, see oli esimese hooga, mõtlesime, et kas me üldse lõpuni tulema, aga õnneks meid aitas sõber Taavi Sevastjanov, kes andis meile siis teisel päeval siis oma 17 tolised väljad alla, et sellega saime lõpuni tulla, et me päris ei katkestanud, et see on nagu hästi ja täna nüüd siis 5 aastat hiljem võita on väga, väga magus, et on näha, et ega lihtsalt ei tule siin midagi. Rahul on sellega, et lõpetasin ja läks hästi, aga oleks võinud kiirem sõita mõnel katsel. Hooaeg oli siukene, ei olnud kõige parem, et oleks võinud rohkem poodiumil olla ja võita, et punktidega esimeseks tulla. Aga läks nagu läks. Tegin ka debüüdi sportrallis, et katkestasin palju tehniliste rikete pärast ja enda vigade pärast. Aga muidu hoog on hea. Meie plaan oli esimestel tiirudel teha kiiret sõitu, nii et me ei peaks liiga palju pingutama teistel läbimistel, et kui tee katki on. Ma arvan, et sellega saime päris hästi hakkama ja esimesed ringid olid väga lahedad, aga teised ringid läksid ikka päris katki teed. Hoidsime trepist eemale mingitest väljakirjendustes ja proovisime võimalikult säästult sõita. Hooaeg on väga lahe olnud, tooksime välja Kihelkonna ralli selle hoog, kuigi me seal lõpuni ei jõudnud, aga seal oli hoog kõige parem ja absoluudi ajad olid seal väga head ja sportralli debüüt sai tehtud 2 rallit ja Paides läks väga hästi, jõudsime kõik katsed lõpuni sõita, Saaremaal esimene päev läks natukene halvemini, aga teine päev saime samamoodi lõpuni ja need olid ikka väga lahedad. Tegelikult võib olla rahul, praktika on üsna väike, 3 rallit sel aastal ja kiirus on olemas isegi sellise mitte viimase pingutuspiiri peal sõites. Need elemendid, mis siin rahvarallis on, sikaanid ja sellised, et ei lähe nagu pidurdusmaad viimase hetke peale. Tuli nagu ette ka ära võtta? Jah, tegelikult tuli. Asfaldi peal läksi muljaks, teisel katsel oli sukse 4. käiguga metsa vahel üsna ärev moment, võttis südame korra pöksuma isegi. Täna ka pigem lahtise kruusa peal, siia-sinna, väiksed kraavikatsetused, aga ei midagi hullu. Meie asfaldikatsed tulid väga hästi välja, alustasime tugevalt, tegime kohe õhtus päris arvestatava vahe sisse konkurentidega ja saime rahulikult teisele päevale vastu minna. Eks hommik oli selline, oli vaja ärata ja see esimene pikk katse, mis juba esimesel läbimisel oli suht aukus, oli veidikene ehmatav ja pani muretsema, et kuidas teine läbimine on. Aga kui tulemusi vaadata ja pidevalt oli jälle vahe suurenemine, siis lõpus ei pidanud muretsema, vaid lihtsalt saime fannida. Eks mul on natukene igav sõita sellepärast, et kõik
kõik etapid, kus me saime lõpuni sõita, olime me esimesed ja vahe teise ja kolmandaga oli arvestatav. Et nüüd ei teagi, et kas siis järgmine aasta sõidan veel või ei sõida, seda näitab aeg. No eile me kõik katsed teeme ikkagi teiseks, et täna alustasime ikkagi oma klassi teise koha pealt. Täna me olime ka, vahepeal olime päris palju tagapool, aga me siin peale lõunat hakkasime tagasi võtma siin, aga siin 10. katse, seal võtsime kõige rohkem tagasi, aga see nüüd tühistati. Aga siin pimedaga võtsime ka veel, nii et esikoha kindlustasime viimasel katsel. Mis selle ralli selline õige taktika oli? No sihikindel ja rahulikkus, et mitte siin närvitseda ja rahulikult.